Tere hommikust! Jälle järjekordne turundusamps on teie ees ja seekord on väga põnev ja kasulik teema, et minu enda selliseid valmis kujunduspõhjasid, mis on juba tehtud nagu professionaalselt kujundajate poolt, nii et kui see ise ei ole nagu professionaalne kuju. Ja mul on hästi hea meel tutvustada siis Liisit. Liisi, kas sa paned kaamera sisse, ka sul praegu ei ole? Tere hommikust! Kas sa näed? Ja, nüüd on olemas. Okay. Ja Liisi, sina oled... Hakib, et ma ei teagi, kas on sinu internet või minu. Okei. Ma teen sind igaks juhuks hostiks ka, sest ma ise olen praegu üldse ühes teises kohas, et ma ei ole kindel, kui hea see internetiühendus siin on. Et loodame, et kui midagi on, et siis vähemalt ei katke meil see live, kuna sina oled nüüd ka kaashost. Aga sina oled, kui kaua sa oled kasutanud nüüd Canvat? Canvat ma olen kasutanud, ma arvan, et kuskil äkki 1,5–2 aastat, aga nagu selle huvi või nagu suurema kire enda jaoks kujundamise osas, siis ma arvan, et kuskil aasta tagasi või natuke rohkem. Et siis ma nagu hakkasin teadlikult sellega tegelema ja arendama, et enne ma nagu midagi tegin, aga võib-olla mitte nii süvenenult. Väga äge. Ja täna sa tahad jagada meile, Canvas on nii palju erinevaid võimalusi, aga selleks, et see 30 minuti sisse ära mahuks, siis sa tahad jagada meile, kuidas teha kinkekaarte näidisena. Jah, ma tükk aega mõtlesin, et kuidas seda asja ehitada, sest et see Canva on ju selline programm, millega sa saad praktiliselt kõike teha. Ja kuna siin on nagu võib-olla ettevõtlusega seotud inimesed rohkem koos, siis ma mõtlesin, et see tänukaart ja kinkekaart on selline, mille põhjal on nagu kiiresti võimalik ära näidata mingid põhitõed. Ja et siis selle põhjal nagu saab muuga nii-öelda edasi minna. Ma tegelikult põgusalt näitan ära ja räägin ka logo, sest et logo on samamoodi oluline osa siis tänu- ja kinkekaartidest. Väga tore, aga hakkagi siis ma arvan jagama ekraani. Aga me siis, vaata, siin hakkasin. Nii, share screen. Vaatame. Nii. Ja, Canva on ilusti ees. On ees. Ühesõnaga, jah, panen oma slaidid siit käima. Ühesõnaga, mina olen Liisi ja ma alustangi sellest, et kui ma räägin võib-olla siis jutust palju nagu brändist või brändi ülesehitamisest, et see on ka üks põhjus, miks mina Canvat nagu hakkasin rohkem teadlikult kasutama, et mul tekkis see äratundmine, et ma tahan, et kõik minu siis ettevõtlusega seotud asjad oleksid ühes stiilis, ühes värvitoonis, et mul oleks mingi äratuntav logo, mingisugused graafilised elemendid, et ühest küljest teeb see nagu kliendi jaoks elu lihtsamaks, et ta leiab sinu võib-olla postitused või sinu mingid tooted, teenused kiiremini üles ja teiseks teeb see ka lihtsamaks elu minu enda jaoks, sest et ma ei pea iga kord hakkama siis nullist välja mõtlema mingisugust kujundust, kui ma tahan teha loosimängu või mingisugust postitust, et siis ma kasutan oma neid värve ja fonte ja malle ja ma saan palju kergema vaevaga siis oma asjad tegelikult tehtud. Et see on niisugune kahe otsaga asi. Aga Canva ise siis ta on siis nagu keskkond või portaal. Ehk et kui üldjuhul sa pead mingisuguse asja tegemiseks laadima siis arvutisse endale alla mingisuguse programmi, siis Canva on veebis, sa ei pea oma arvutisse mitte midagi laadima. Piisab sellest, et sa lähed oma lemmikbrauserist siis canva.com, teed endale kasutaja, siis näiteks e-mailiga, sa saad sisse logida ka Facebookiga või Google'i kontoga. Või siis, kui sul on juba olemas, siis sa saad oma kontole sisse logida nii arvutist, tahvelarvutist või telefonist. Et telefoni ma üldjuhul kujundamiseks väga ei kasuta, et ta on ikkagi nagu võrdlemisi ebamugav seal sõrmega kätte saada neid pisikesi detaile, aga telefonis ma kasutan Canvat näiteks selleks, kui mul on vaja mõnda kujundust siis telefoni alla salvestada.
et kas siis kliendile saata või siis ise jagada. Aga mina hakkasingi siis jah, kõige alguses tegelikult Canvat kasutama selleks, et kuna ma teen käsitöökaarte, et siis ma hakkasin kaartidesse teksti kujundama ja siis ühel hetkel ma ikkagi hakkasin seda kasutama selleks, et luua siis oma brändi visuaal, et kõik alates logost ja kõik need värvitoonid ja elemendid olen ma nüüd seal nii-öelda paika saanud. Canva põhimõtteliselt ettevõtte jaoks ongi, sa saad tehagi tõesti kõik, et alates logo, tänukaardid, kinkekaardid, sotsiaalmeedia postitused, videod, Facebooki profiilipildid, Instagrami profiilipildid, kaanefotod, igasugused ikoonid, kui sa näiteks, ma ei tea, YouTube'is tegeled, saad YouTube'i neid ikoone ja bännereid teha. Ma olen kasutanud seda ka oma kodulehe kujundamiseks. Samamoodi see esitlus on siin tehtud, mingid flaiereid, hinnakirju, kui sa kuskil laadal näiteks midagi müüd, samamoodi saad siis siin kujundada reklaame, plakateid ja mina kujundan siin ka siis tooteinfot, mida ma panen kaasa ja ka pakendeid ja siis kleebiseid. Et siin näitangi, et näitan teile seda kujundust ka, et mul on endal kõik kleebised ja asjad on siis siin tehtud. Ma näitan siis ära kähku, et mina olengi siis saanud siin üks logo teha, siis igasugused loosimängud. Praegu on sul slaidid muidu ees. Okei, ja siin on see, et sa pead vist siis jagama uut asja. Põhimõtet. Okei. Ja. Aga las need pildid siis praegu olles ei ole nii oluline. Aga ma tegelikult tahan pilte jagada küll, sest et aga kuidas ma nüüd siis siin pean tegema seda, et lõpeta võib-olla korraks jagamine ära ja siis jaga uuesti. Uue asja nagu siis jagama. Nii, screen share ja ma tahtsin näidata lihtsalt neid kinkekaarte, siis nüüd on vist pildid, eks ju? Ja. Et ma võtsin siis 2 nii-öelda põhimõtet ehk, et kui sa kujundama hakkad või neid asju looma, siis ongi nagu 2 asja, et kas hakkad seda kujundust looma fotodega või sa hakkad seda kujundust looma siis graafiliste elementidega. Et ma üldjuhul neid omavahel väga kokku ei paneks. Et selleks, et oleks selline ilus ja selge visuaal. Ma lõin siis lihtsalt ühe malli põhjal kinkekaardi, siis jumestajale ma tegin logo ja ma tegin selle kinkekaardi siis selle mõttega, et kui on ühepoolne kinkekaart, kui sul ei ole vaja kinkekaardile väga palju infot, või siis kahepoolne, et kus siis ühel pool on sinu logo ja teisel pool on siis mingisugune pikem info. Ja täpselt sama malliga tegelikult saab teha ka tänukaarte ja siis ma tegin sama logo siis teise nimega tegin ka siis nagu nii-öelda ühele ehte kunstlikule, keda ilmselt ei eksisteeri. Meil on praegu nii, et ma lihtsalt ütlen sulle, et kui sa klikkad kaardi peale, siis see meil lahti ei tule, sest sa oled praegu jagad kausta, aga kui sa jagaksid tervet oma arvutiekraani, see lahendus on see, et kui sa jagad tervet oma arvutiekraani, siis me näeme kõike, mida sa seal teed. Okei, aga kuidas ma saan siis? See on niimoodi, et võtab see basic alt ja võta screen, jah. Siis me näeme tervet sinu arvutiekraani. Okei, ja. Nii, ühesõnaga. Ja, nüüd on näha pildid. Ja, nüüd tulid lahti. Et see on nüüd see ühepoolne siis kinkekaart, mida ma hakkan näitama ja siis siin on kahepoolne, et siin on see logo ja teisel pool on siis muu tekst. Ja siis sama malli põhjal siis tänukaart, et muutsin ära ainult pildid ja siis natuke teksti. Et need on siis nagu fotodega kujundatud tänukaardid ja kinkekaardid, aga siis graafilised elemendid näeks siis välja umbes midagi sellist, et ma tegin siin ühe fotograafile näiteks siis kinkekaardi, et siin siis ühtegi fotot ei ole, on ainult graafilised elemendid. Aga ma lähengi nüüd siis siia Canvasse ja ma teen need tänukaardid, tegin siis selles Canva tasuta versioonis. Et see on nagu kõige mõistlikum koht, kust alustada, kui sa veel ei ole kindel, et kas see
kujundamine nagu sinu teema üldse on, et kas sa sellega tahad tegeleda või mitte, et siin sa saad siis harjutada ja siis edasi otsustada. Selleks, et siis seda kinkekaarti või tänukaarti luua või üldse mingisugust kujundust Canvas alustada, ma olen siin juba sisse logitud oma kontoga. Ma ei hakka seda sisse logimise osa näitama. Ja siin Canvas, miks on see kujundamine lihtne, ongi see, et siin on tohutult palju siis erinevaid malle või template'e, mille põhjal sa saad kujundamist alustada. Hea asi on siin see, et see on eesti keeles. Ehk et isegi kui sa inglise keelt ei oska, sa võidki siia sisse kirjutada näiteks, et ma soovin endale teha logo või ma soovin endale teha mingisuguse sotsiaalmeedia postituse, et ma eesti keeles lihtsalt trükin siia sisse, mis iganes asja ma tahan alustada kujundamist. Ja mina paningi siis sisse kinkekaart siia otsingusse ja siis otsisin. Kuna ma tahan, et see oleks tasuta versioon, siis ma otsisin siit, kus on see all filters, otsisin siit alt, panin tasuta. Et siis tulevad need ainult tasuta mallid. Ja siis ma hakkasin, nagu te näete, siin on igale maitsele, et kas on fotodega või siis on graafilised elemendid. Siin on väga palju erinevaid värve ja paigutusi, kõiki tekste sa saad muuta, need tekstid ja need mallid on inglisekeelsed, aga kõiki tekste sa saad muuta, kõiki värve sa saad muuta, suurusi, mingeid asju ära võtta. Ja ma leidsin siit enda jaoks siis sellise malli, mille põhjal ma hakkasin seda kinkekaarti siis näidist looma. Siin on nüüd niimoodi, et olgugi, et see mall oli tegelikult tasuta, siis selles tasuta mallis on ka pro-versiooni ehk siis tasulisi elemente. Ja sellega on nüüd niimoodi, et neid saab siis nüüd ära võtta või muuta. Et selleks, et ühesõnaga neid pilte siin on näha ilmselt ekraani pealt, et siin on sellised nagu jooned peal, et siin ongi vesimärgid. Kui ma tahaksin neid vesimärke siis eemaldada, siis ma peaksin maksma. Ehk et selle konkreetse kujunduse eest, siin on praegu 4 pilti, ma saaksin siis seda nagu 4 euro eest osta. Et kui ma tahaksin teha täpselt sellist siis kinkekaarti või tänukaarti. Aga see ei ole, ma arvan, väga mõistlik. Ja siis selleks, et neid muuta siis enda siis, ma võtsin siin näidiseks ühe jumestaja ja hakkasin otsima siis sobivaid elemente. Siia ma soovisin lisada siis fotosid ja kui siin vasakul pool on sul menüü, sa otsidki siit üles elemendid ja siia samamoodi. Sa ei pea kirjutama inglise keeles, sa võid kirjutada täiesti eesti keeles ja ta otsib sulle väga ilusasti kõik need seonduvad asjad. Ja ma panin siia ilusa long. Vanasti sai siit tegelikult otsida ka, et sa saad panna ainult neid tasuta siis fotosid ja elemente, aga millegipärast ma enam ei leidnud seda kohta. Nüüd on sul valida, et kas sa tahad siis graafilisi elemente, mis on seotud siis ilusa longiga, et siin on, eks ju, juuksurid, föönid, sellised nagu joonistatud elemendid. Ja teine variant on siis fotod. Et mina selle kinkekaardi siis ehitasin üles fotodega. Nüüd, kui sa otsustad luua siis kinkekaardi või tänukaardi või mis iganes reklaami või plakati või muu asja sa kujundad oma ettevõttele, siis ideaalis sa võiksid kasutada enda tehtud fotosid tegelikult. Aga kui see ei ole võimalik või sa ei leia sobivat, et siis saab siit otsida. Nüüd nõks on selles, et kui sa kasutad seda Canva tasuta versiooni, siis siin on palju ilusaid pilte, aga osadel piltidel on, kui sa näed, on selline kroonimärk ja tuleb Pro. Ehk et need pildid ongi siis kasutamiseks ainult selles Canva tasulises versioonis. Ja kui sa soovid seda kasutada oma kujunduse jaoks, siis sa saad seda osta ühekordselt, aga siis sa saad kasutada seda ainult selles ühes konkreetses kujunduses, et sa ei saa selle pildiga siis ühtegi teist kujundust enam teha.
et kui sa tahad teise kujunduse teha, kas või teise suurusega, siis sa pead selle pildi uuesti ostma ja lõppkokkuvõttes läheb see kallimaks, kui osta see kuutasu maksta. Aga mina valisin siis välja fotod selle kujundamise jaoks siit sellised, mis on tasuta versioonis olemas, ehk et kus ei ole seda siis pro-märki. Ma vaatan endal, mul on siin jäävad need hiljuti kasutatud fotod alles. Ja valisin välja sellised fotod ja ma nüüd tõmban, ta lihtsalt vajutan hiirega siia peale ja tõmban siia. Ja nüüd on niimoodi, et kui ma teen siia topeltkliki, siis ma tegelikult saan seda foto asukohta ka muuta, kas siis paremale või vasakule, et ta jääks ilusasti nii, nagu ma tahan. Ja teise foto ma valisin selle, ma kohe ka räägin ära, miks ma tegelikult sellised fotod valisin. Et see on nüüd siis seotud natukene selle Canva legaalse poolega. Ehk et sa ei saa panna nagu siit Canvast võetud pilti, kus on üks näiteks naine peal, siis sa ei saa kasutada teda näiteks oma reklaamnäona või kui sa paned näiteks kodulehele kujundad tagasisidet ja sa soovid, et seal oleks juures nägu, et siis sa ei saa panna sinna Canvast võetud foto siis nägu, et see inimene, keda sa ei tunne ja kes ei ole päriselt seda asja öelnud, et sa ei saa siis mingisugust konkreetset teksti seostada siis Canvast võetud nagu naise või mehe näoga. Et Canva ise ütleb, et kui seal pildi peal on mitu inimest, et siis on okei. Aga siis mina valisingi need fotod just niimoodi, et seda nagu on näha, et tegemist on jumestusega, aga siin otseselt ei ole siis aru saada, et kes see naine on. Et kui sul on võimalik, siis tegelikult kõige parem oleks see, et oleks ikkagi sinu enda tehtud fotod, seda sellel lihtsal põhjusel, et võib-olla sinu konkurent kujundab siin samas ja talle meeldis ka seesama foto, ja ta kasutab seda sama fotot ja siis, kui klient nagu märkab, et sa müüd oma toodet või teenust nagu sama fotoga, kui sul keegi teine samas valdkonnas, et siis see võib nagu tekitada natukene niisugust küsitavust. Et selles mõttes tuleb nende fotode kasutamisega olla nagu ettevaatlik ja et ideaalis alati kasutada iseenda siis tehtud fotosid. Nüüd siin on näha, et siin on ka see taust, on vesimärkidega, selle ma kustutan lihtsalt ära. Ja nüüd üks väga hea asi Canvas on see, et see pruun, mis siia tausta tooniks tuli, et see on üsna selline kole värv, et selle saab ära muuta niimoodi, et ma vajutan siia ülesse ja Canval on selline hea, et on fotode värvid ja kui sa paned siit vaata kõiki, siis ta ise soovitab sulle need fotode pealt neid ilusaid toone. Ja siis on see, et sul läheb see kujundus nagu kokku sellega, mis sa teed. Ja mina siis valisingi siit sellise kreemika tausta. Ma vaatan, et meil on juba kell nii palju, et ma reaalselt ei jõua mitte midagi näidata. Ma teen kähku ära ka selle, et nüüd on see, et kui sa tänukaarte ja neid kujundad, et nüüd on sul valida, et kas sa paned siia logo või mitte. Kui sa tahad logo üles laadida, siis on siin selline koht nagu üleslaadimine ja siis laadi üles faile. Ja sa saad oma siis logo, mis sul arvutis on olemas, siit üles otsida ja siis lisada kinkekaardile. Aga kui sul logo ei ole, siis tegelikult on Canvaga suurepärane koht, kus oma logo hakata kujundama. Täpselt samamoodi alustad, et siis selle mall kinkekaardi asemel paned sa siia hoopiski logo. Ja samamoodi saab siit filtritega ära siis valida selle, et oleks ainult tasuta mallid. Ja mina valisin siit siis ühe sellise väga klassikalise logo ja tegin sellele siis välja mõeldud jumestajale selle siis logo põhjal. Muutsin ära siis ainult nime ja siis selle eestipärase Make-up Studio. Ja
kuna tasuta versioonis sa ei saa logosid alla laadida ilma taustata, siis ma tegin sellise triki, et ma panin siis sellele logole taustavärvi täpselt samasuguse, nagu on mul kasutatud selles kinkekaardil. Siis on niimoodi, et ei ole nagu vahet, et mul ei ole see logo ilma taustata siis alla laetud. Et siin on näha, et mul on see logo ja siis lisatud siia ja nende põhjad on ühte värvi, siis ei ole nagu näha, et see on kuidagi eraldiseisev logo. Kui ma muudaksin selle taustavärvi millegi muu jaoks, siis on näha, et see logo on siin, eks ole, seda värvi. Ehk et see on üks hea nipp, kuidas sa saad siis mööda minna sellest, et sa ei saa oma Canvas tehtud tasuta versioonis logo, siis ilma põhjata alla laadida. Siit samamoodi lihtsalt siis mul on üles laetud juba see logo ja siis tõmbasin ta siia. Selle sõna voucher, gift voucheri asemel kirjutasingi kinkekaart. Sa saad nüüd ise siis vaadata, milliseid fonte sa saad kasutada ja fontidega on täpselt samamoodi, et nagu te näete, siis enamusel on need kollased kroonimärgid on siin juures, et siis tasuta versioonis neid kahjuks kasutada ei saa, et see fontide valik on üsna piiratud. Aga see Zinsel Decorative font on minu arust selliste kinkekaartide ja kujundamiste jaoks väga äge, et seda palju kasutatakse ja mulle see nagu väga meeldib. Ühesõnaga, nüüd on niimoodi, et kinkekaardi puhul siis sa pead ise nagu mõtlema selle vastavalt oma tootele ja teenusele, et kas sul on vaja seda summat siia lisada või mitte. Sellepärast, et kui sul on näiteks klient, kes saab ise öelda, et ma tahan siia 25 eurot või 35 eurot või 100 eurot, siis on mõistlik teha siia võib-olla näiteks mingi punktiirjoon või jätta lihtsalt mingi tühi koht, et sa saad pärast ise, siis kui see on välja prinditud, kirjutada peale selle. Samuti on osadel kinkekaartidel vaja kirjutada peale näiteks kinkekaardi number või siis kinkekaardi kehtivus, et siis kõige lihtsam viis seda teha on jätta mingisugused need punktiirjooned. Ma olen natuke nüüd sabines, sest et ma tõesti vaatan, et see kell on lihtsalt jubedalt palju läinud. Ma tahtsin hea kujunduse põhimõtetest veel rääkida sellise asja, et mitte liiga palju toppida neid, siis võib-olla neid kontakte, et visuaalselt ta tegelikult näeb parem välja, kui sul on ainult see koduleht. Et tegelikult inimene, kui ta soovib siis seda teenust kasutada, ta saab väga hästi siis kodulehelt kõik sinu muud kontaktid nagu kätte. Või kui sul koduleht ei ole, siis panegi näiteks ainult Facebooki ja Instagrami siis see nimi sinna. Kas me jõuame veel üldse midagi? Ma ei jõudnud pooli asju ka rääkida, mis mul oli plaanis. Järelikult meil tuleb teha veel üks turundusakt. See Canva on selline programm, et sa saad siin nii palju asju teha ja isegi kui ma püüdsin tõesti jube kiire olla, siis ma praegu tunnen, et ma ei ole mitte midagi õpetanud. Ei, sa oled andnud minu meelest väga hea nagu sellise sissevaate juba siia Canvasse, ja juba on, ma arvan, siin on kommentaarides on kõlanud, et on ka juba nippe, kes on Canva kasutajad, et mõnda asja nad ei teadnud ja nagu said nipina teada. Aga ma usun, et seesama tänane turundusamps ongi mõeldud selleks, et utsitada kõiki proovima seda Canvat ja luua endale see tasuta konto, kui seal veel seda ei ole. Et sa näitasid päris piisavalt just selles mõttes, et kui ägedaid asju siin tegelikult teha saab. Ja üks küsimus sulle, kas sul on kogemust ka printimise teemadega, et kas sa oled ka Canvas kujundanud neid printimiseks? Ja selleni ma tegelikult lõpuks tahtsingi jõuda, et sul ongi ju valik, eks ju, et kui sa neid materjale teed, pakendeid või kinkekaarte või flaiereid, et kui sul on mingi ühte asja vaja printida, ja sul on kodus printer, siis sa saad ise printida. Aga näiteks neid kinkekaarte minul ja neid tänukaarte, et mul läheb neid nii palju,
et ma hoian tegelikult tohutult aega kokku, kui ma ei pea neid ise välja printima, sest kui ma ise neid prindiksin, ma teeksin võib-olla 10 kaupa ja siis need saavad alati sellel ajal otsa, kui mul on neid tegelikult vaja ja siis ma pean hakkama jälle aega kulutama, et siis sellega tegeleda. Et mina soovitan käsi südamel, et kui sul on vaja, sa kujundad endale siin kleebised, sa kujundad endale siin tänukaardid, kinkekaardid, et tasub tellida see trükikojast. Ja võt nüüd selleks, et seda kujundust siit alla laadida, ongi niimoodi, et siin üleval on see jagamine. Ja kui sa tahad trükkida, ükskõik mis asja sa tahad trükkida, võt Canva jaoks on jällegi see, et ta on nii lollikindel, et ta ütleb sulle kõik asjad ette. Ehk et kui ma tahan siit panna alla laadimine, siis kuna see on praegu pildifail, siis ta ise soovitab, et lae alla PNG. Ja siin on ka all kirjutatud, et näete, et sobib eeskätt keeruliste piltide illustratsioonide jaoks, et see PNG-fail on alati nagu siis võib-olla parema kvaliteediga kui siis JPG, et see nagu kuskil veebis jagada on JPG okei, aga kui sa tahad midagi välja printida, siis kindlasti PNG. Ja kui sa tahad trükikojas välja printida või mingisuguseid nüüd neid kinkekaarte või flaiereid, et siis kindlasti alati vali PDF printimiseks. Sest et see kvaliteet, see on väga hoopis teine. Siin on niimoodi, et vahest trükikojad küsivad, et märgi siis kärpimi või see lõikevaru. Kui sul on näiteks niimoodi, et sul on kujundus mingis suuruses, aga sa tahad, et see kleebis oleks siis mingi teise suurusega, siis sa saad ise siit määrata siis selle kärpimisvaru ja lõikevaru ja siis sa saad panna, mis on veel oluline, on see, et nüüd jälle ka PDF-ide puhul, et kui sa tahad jagada seda veebis, siis siin jälle Canva ütleb sulle, et parim digitaalselt kasutamiseks. Ja kui sa tahad printida, siis vali, nüüd tegelikult oleks hea, nüüd ongi see Canva siis Pro versiooni eeliseks on see, et sa saad siis kasutada seda teist formaati, mis siis on ideaalne nagu printimiseks. Okei, siis on tegelikult niimoodi, et kui sa tasuta versioonist laed alla, siis lae alla ikkagi see standardne PDF siis selle trükikoja jaoks. Ja kui sul on võimalik kasutada Canva Prod, siis kindlasti on trükikojale see parim professionaalseks printimiseks, et see on ka üks põhjus kindlasti, miks Canva Pro tasub nagu proovida. See Canva Proga on ka see, et sa saad ju kuu aega tasuta proovida. Ja ma tahan tegelikult meil on paar minutit veel aega, ühe nipi, et siia alla äkki koguneb mingisugune hulk inimesi, kes tahaksid seda Canva Prod mingi hetk proovida. Seal on niimoodi, et on olemas Canva Teams, ehk et ma tean, et on tehtud selliseid asju, et üks inimene siis loob tiimi, ostab selle näiteks aastase siis Canva Pro paketi ja paneb sinna alla liikmeid, aga te ei ole nagu nii-öelda ühest firmast, te üksteise kujundusi ei näe, et saavad ka nagu täiesti võõrad inimesed moodustada 5-6 liikmelisi tiime niimoodi, et te siis jagate tegelikult selle aastatasu siis 5 peale ära. Et kes tahab, siis võib mulle pärast kirjutada, ma seletan. Väga tore. Meil on siin mõned küsimused ka veel, et kuidas ümmargusse raami panna? Siin on niimoodi, et kui sa paned siit elemendid, siin on niimoodi, et panen selle hiljuti kasutatud, sul lööb siis ette, eks ju, need hiljuti kasutatud, siin on mingid jooned ja kujundid ja kui sa kerid siit allapoole, siis tekib selline asi nagu raamid. Ja siin on sellised ilusad taevapiltidega siis raamid ja nüüd, kui ma näiteks tahan ümmargust, siis ma panengi, ma loon siit kähku ühe lehe, et ma panen siia selle ümmarguse, siis ma saan teda ise suurust siin muuta või panna 2 tükki. Ja nüüd, kui ma tahan siia siis pilte panna sisse, siis ma tõmbangi siit niimoodi. Ja siis ta ise muudab. Ja siin on samamoodi, et kui sa topeltklikki teed, siis sa saad teda nagu muuta, seda asukohta. Väiksemaks ja suuremaks saab vist teha, aga väiksemaks ei saa teha. Et niimoodi siit siis elemendid ja siis raamid, et siis sa saad, ja ruudustikud on samamoodi, et siis sa saad teha mingi kujunduse, kus sa saad siis mingi teiste kujudega siis ka seda lisada neid fotosid ja elemente.
ja siis ma lihtsalt näitan ka ära, et see, ma panen tegelikult sinna kommentaaridesse, mul on slaidid, et mida ma ei jõudnud näidata. et slaidide peal on tegelikult olemas ka need mõned põhimõtted, ma kirjutan võib-olla siis praegu natukene pikemalt sinna juurde, et oleks lihtsalt aru saada, et ma kirjutasin seal ühes kohas ka, et taust oleks selline neutraalne, et siin on näide, et see ühevärviline taust versus, et ma otsisin mingi hästi kirju ja värvilise, et sa lihtsalt ei loe siit seda teksti välja, et need kõikide nende kujunduste kõige olulisem osa ongi see, et see sinu sõnum, see tekst peab olema loetav ja hästi arusaadav. Et kõik muu on nagu ebaoluline, et kõige nagu siin hästi mängibki rolli see, et vähem on rohkem, et alati meeles pidada seda, et mitte nagu liiga palju asju siia panna, et oleks äge ja tore, et selleks, et oleks nagu visuaalselt efektsam ja lihtsamini siis inimesele arusaadav, et pigem nagu võimalikult siis selline neutraalne ja lihtne ja puhas kujundus. Väga armas. Aitäh sulle, Liisi. Ma arvan, et see on väga vahva, kui sa saad panna siia slaidid endale alla. Ma paneks ma natukene täiendan neid, sest ma tõesti nagu kuidagi see aeg, see on tõesti armutu, et ma natukene täiendan neid slaide ja siis panen sinna ka alla kommentaaridesse, et siis on mõned asjad, millest ma tahtsin rääkida, siis seal slaidides näha, et tunni jooksul ma püüan need sinna panna. Ja ma hõikan ka välja selle, et tõesti, et kellel tekkis mingi küsimus või tahab sellel teemal veidi rohkem rääkida, et siis võid julgelt kirjutada mulle, et ma olen nõus vastama küsimustele peale seda laivi ka. Ja te võite siin samas kommentaariumis ka tagida Liisit ja siis Liisi saab tulla ja vastata teie küsimustele, et mõtteid on kindlasti väga palju. Ja see kannast oleks vaja teha päris mitu laivi. Ja, aga nii vahva, et saite aimu, et selline tööriist on olemas, tõesti käepärane nagu kõikidele, ka teile, nendele, kes ei ole sellised kujundajad ise professionaalsed, et siin on tõesti need template'id päästavad nagu päeva ära ja vahva, et aitäh sulle, Liisi, et sa tulid ja jagasid oma kogemust. Ja kõigile siis mõnusat kinkekaartide tegemist, et tehke siis oma esimesed kinkekaardid valmis ja jagage neid oma lemmikklientidele ja proovige Canva järgi. Head päeva kõigile!